Milline oli kõige lollim küsimus, mida teilt on õpilane küsinud? Ei olegi mitte ühtegi lolli küsimust ja alati võib kõike küsida ja arutada. Millega siis tegelikult õpetajate toos tegelevad? Eelnevatel aastatel, kui üldse on olnud aeg õpetajate tuppa minna, siis vahepealse vahetunni ajal kohvi joodud ja juttu räägitud, aga sellel aastal ei ole sinna enam jõudnud. Okei, suur aitäh teile. Kes on su lemmikõpetaja? Õpetaja Merit. Ja miks ta on su lemmikõpetaja? Sellepärast on väga kena. Aga mis ainet ta sulle annab? Matemaatikat, eesti keel ja siis loodusõpetust. Kas sa tahaksid talle midagi soovida õpetajate päevade puhul? Ja Kui sa tahad, siis vaata kaamerasse ja ütle. et nagu sa oled väga kena õpetaja, aga et ma arvan, et sa oled nii kena, et me saame tuua kunagi sulle väga ägedaid asju ja roosid ka kunagi. Okei, aitäh sulle. Kes on teie lemmikõpetaja? Kerli Kokk. Kerli Kokk. Ja miks ta on teie lemmikõpetaja? Sest ta on lahke ja jah, sest ta on noor. Ta on väga tore ja ta on väga ilus. Kas te tahaksite talle ka midagi soovida õpetajate päevade puhul? Ja. No kui te tahate, siis vaadake sinna kaamerasse ja rääkige mikrofoni. Et sa oled väga tore ja sa meeldid meile. Ilusat õpetajate päeva. Ilusat õpetajate päeva ja sa oled väga tore ja sa meeldid meile. Yeah! Kes on su lemmikõpetaja? Johannes Hint, Ja miks ta on su lemmikõpetaja? sellepärast see on tore. Mis aineid ta annab sulle? Inglise keele. Kas sa tahad talle midagi soovida? Ja Siis ütle vaata kaamerasse ja ütle. palju õnne sulle, Johannes Hint. Aitäh sulle. Kas teil on mingi asi, mis teile ei meeldi riiklikus õppekavas? No riiklikus õppekavas ilmselt on võib-olla kõige selline asi, mis vajaks muutus see, et ainevaldkondade mahud ja ainete mahud on liiga suured. Et igas klassis on õpilastele ette nähtud teemasid, mis nad peavad läbima nii palju, et aega nagu süvitsi süveneda ja korralikult asju selgeks saada jääb nagu väheks. Et kindlasti seda ainete mahtu peaks vähendama. Okei, aitäh teile. Kes on teie lemmikõpetaja? Küllike Truuts. Mis ainet ta teile annab? Ta on meie klassijuhataja, ta annab matemaatikat ja eesti keelt ja tööõpetust. Eesti keelt, õpetust ja matemaatikat. Aga miks ta teie lemmikõpetaja on? Ta on hea, ta on lahke ja ta on hea sellepärast, et ta annab alati meile kergemaid asju natuke, mitte eriti raskeid. Mul on sama, mis Gerdaga. Sama. Aga okei, aitäh teile. Kes on teie lemmikõpetaja? Ingrid! Kas sa tahate talle midagi soovida õpetajate päevade puhul? Head õpetajate päeva! Lehvitage kaamerasse ka. Kes on teie lemmikõpetaja? Ingrid ja Ott. Ja miks ta teie lemmikõpetaja on? Sellepärast nad on head, nad on lahked. Nad on head ja nad on väga toredad ja mulle nad meeldivad väga. Kas te tahate talle midagi soovida? Ja. Ja mida? Et nad oleks ilusad, väga head ja toredad. Et nad oleks ilusad ja head. Okei, aitäh teile. Kes on teie lemmikõpetaja? Õpetaja Tuuli. Ja. Ja miks ta teie lemmikõpetaja on? Sellepärast, et ta on lahke ja ta naeratab hästi palju ja Ta on väga hea õpetaja. Väga hea õpetaja. Okei, aitäh teile. Kes on teie lemmikõpetaja? Kerli! Kas tahate talle midagi soovida õpetajate päevade puhul? Head õpetajate päeva! Lehvitame talle ka või? Kes on teie lemmikõpetaja? Silla Persitski. Ilona Põldvere. Ingrid. Ja miks ta teie lemmikõpetaja on? Sest ta on nii tore. Sest ta on lahke ja kõik. Sest ta on lahke ja tore. Ja mul on sama asi, mis tema ütles. Kas te tahaksite kõik korraga oma õpetajatele palju õnne soovida, kuna see on nagu nii äge
päev, õpetajate päev ja tahate? head õpetajate Siis lehvitame kaamerasse ja ütleme kõik. päeva! Miks ja mis vanusest te otsustasite õpetajaks saada? Nii kaua, kuni ma ennast mäletan, siis ma olen kogu aeg õpetajaks tahtnud, et see, kui mul juba mäletama hakkan, siis ma juba mõtlesin, et ma tahan õpetajaks saada. Ja kui ma hakkasin koolis käima, siis see ainult süvenes see tahtmine. Et ma tulin koolist koju, siis mul olid kujutletavad õpilased olemas ja ma jätkasin seda koolipäeva. Millega siis tegelikult õpetajad toos tegelevad? Mina olen 6 aega ainult töötanud siin koolis ja praegu me oleme 1. klassiga, tundub, et me õpetajate toas saame ainult hommikul, kui me joped seljast ära võtame ja siis õhtul, kui on õpilased koju saadetud, et me oleme kogu aeg klassis oma õpilastega tegelikult praegult. Okei, aitäh teile. Kas te soovite midagi soovida meie õpetajatele õpetajate päevaks? Ja kindlasti. Meil on koolis nii fantastilised õpetajad ja nad teevad iga päev lastega nii palju tubli tööd, et ma tõesti soovin, et see üks päev aastas te võtaksite aega endale, et tõepoolest ka ise tunda rõõmu ja rahu sellest tööst, mis te teete. Tunda seda, et te olete väärt igat kiidusõna ja tõesti sellel päeval leida aega iseenda jaoks olla eriliselt rahul. Okei, suur aitäh teile!